Tere tulemast tagasi Randriluusse. Tšau. Täna siis on nüüd järg teise episoodi käes. Absoluutselt. Meie väikeses muutumismängu Senne pärast. Nii et Raimo teeb siis ka väikese ringkäigu. Nad hakkavad esimesed elektritööd ja vaatamist. Kliendid ja ka meie kolleegid. Seisan mina siis praegu meie uue Randriluusalongi ruumides, mis peatselt siis saab valmis, natuke läheb veel aega, aga nagu näha, tööd juba käivad. Ja seisan mina ise praegu siis meie vastuvõtu laua taga, virtuaalse laua taga ja tervitan teid, tere tulemast ja astuge edasi. Siis edasi liigub klient siis siia tsooni, kus ta saab ilusti ära panna oma mantli, oma jope, kübara, kaabu ja võtab siis istet meie uhketel antiiksetel diivanitel, mis peaksid paiknema siis kuskil siin. Siis, nagu te näete, on meil siin ka lava. Siin laval me hakkame korraldama moedemonstratsioone. Siin saab igasuguseid põnevaid asju, siia saab ilusaid dekoratsioone, me saame jälle võtta osa Tallinna linna kõige kaunimate vaateakente konkursist. Me saame siia kas või kohviku teha, kui väga vaja. Nii et nüüd on ruumi kõvasti rohkem ja aknapinda kui palju, nii et igavesti äge ja ilusa vaatega Kalamaja pargile, mis siin üks üle tee asub. Siis siia poole, siin peaks ka siis tulema üks selline seinakene või selline, ma oska veel täpselt öelda, mis asi, aga mingi asi. Ja siia taha siis saavad tulla meie küünetehniku kliendid. Nii et küünetehnik Merle ootab oma kliente juba siis uues kohas ja uue ruumiga. Liigume edasi. Edasi siis on meil siis selline lugu, et tuleb siis väike selline oma riiete selline ärapanemise ruum ja siis sinna tahapoole saab siis panna asju, mida võib-olla hetkel siis ei ole vaja, aga näiteks siin jõulukuuse saame panna siis siia peitu ja siis jälle välja tõsta, kui aeg käes on ja no ühesõnaga selline oma selline tagaruum. Siit saame helistada ka. Hallo. Helgis, hallo. Nii, siis endale oleme me nüüd seekord küll siis võtnud kohe suure ruumi, kus me hakkame siis siin söögilaua taga sööma. Siin me saame rätikud ära pesta koos pesumasina, kuivatiga. Siis tuleb siis see kööginurk siia. Siia kuskile peaks veel diivan tulema, kus mina siis teen väikest beauty sleepi. Ja mingid kapid veel, kus me saame siis oma isiklikke asju hoida, nii et selline imeliselt suur söögiruum nagu pallisaal. Seda ei ole meil tõesti olnud. Ja siis lähme edasi, on kosmeetikute tuba. Kosmeetikud saavad ka endale uhke suure ruumi. Siia siis tuleb siis kosmeetikulaud, kapid, peegel. Ja tahaks veel siia tekitada sellise ägeda nagu fookus, sellise akna, mis peaks siia tulema aknaraami siis, ehk siis butafoor ja aken, kus siis saab vaadata kaugusesse ja mõelda oma mõnusaid mõtteid ja nautida seda protseduuri, mida siis kosmeetikud teile pakuvad. Nii, siis edasi on meil siin tualettruum, mis on ka üsna uhke, suur ja avar. Siia siis tahame ka igasuguseid ägedaid, siia tahaks ühe vanaaegse kapi võib-olla sisse tuua ja midagi ilusat, mingi seinavalgusti veel ja vaatame ägedama võib-olla kraanikausi ja mõtleme seda. Ja siis on meil veel selline ruum, kus siis saab kliendile teha pediküürenit. Ja võib-olla saab ka siin teha näiteks massaaži, miks ka mitte. Nii et võib-olla saab ka siin hoopis
riigiruumina kasutada. No vaatame, et see on multifunktsionaalne ruum, mida siis saaks ära kasutada erinevateks teenusteks. Ja olemegi siis ringiga jõudnud meie kõige tähtsama ruumi juurde. Siia siis seina peaks tulema meie kaunid kuldsete raamidega siis peeglid ja juuksurite kohad siis. Ja neid juuksurite kohti on meil seekord 4. Nii et 4 juuksuri kohta tuleb. Siis siia seina peaks tulema meil fotosein, et kõik kliendid ehk kui meie modellid siis saaks jäädvustatud oma kaunite soengutega. Nii et siia seina siis teeme fotoseina. Ja siia siis taha otsa siis tulevad meie ilusad need toredad pesutoolid, millel need jalad käivad üles ja saab mõnusasti tunda ennast. Ja siia kõige taha otsa siis tuleb meie värvilabor. Igavesti uhke peaks ta tulema. Suured kapid, siin tuleb valamus, väga äge. Ühesõnaga nagu värvilabor köök, kus me siis oma värve siin hakkame kokku segama ja möksima. Nii et selline siis on siis see meie uus ja uhke, loodetavasti uhke, siis randriluum. Nii et hakkame varsti peatselt meile siia siis kõiki külla. Aitäh! Tere, Risto siin. Liigun just parasjagu salongi. Ja hetk tagasi läks üles meie esimene episood Randriluum makeoverist. Ausalt öeldes on väga palju emotsioone. Natukene pabinas, ärevil, elevil. Ennekõike sellepärast, et meil on nii palju erinevaid ajaliine nii-öelda on. Minu olevik, teie olevik, meie minevik. See on nagu tagasi tulevikku või Interstellar, aga igal juhul sellel on üks hea pluss, et kui teil on mingeid küsimusi, siis protsessi kohta või tahate midagi konkreetsemat näha, siis pange see alla kommentaaridesse, et äkki jõuame siis juba nendes episoodides ka vastused leida nendele küsimustele. Nii et, aga jah, praegu siis kõik. Niisiis, alguses saavad esimesed elektritööd ja rutame võib-olla veidikene ajas edasi ja räägime rohkem siis ka valgusest. Võtame näiteks valguse temperatuuri. Valguse temperatuur varieerub 1000 kelvinist kuni 10 000 kelvini. Sellel skaalal 1000 tähistaks siis küünlavalgust ja näiteks 10 000 sellist erka sinist taevast. Täpselt keskele jääks 5000 kelvinit, mis on siis selline keskpäevane selge päikesepaiste või selge päevavalgus, ütleme niimoodi. Meie oma valgustuse valikul otsustasime jääda pigem natukene allapoole sellest, kuskil 4000 kelvinini, mis on siis segu soojast ja jahedama poolsest valgusest. Ja mul on ka mõned pildid, kus on näha väike apsakas, kus meile toodi 3000 kelviniga valgusti. Ja sellel on tegelikult üpriski märkimisväärne vahe. Nii et saab siis öelda, et sellised soevalgus toob rohkem esile sellised soojad toonid, eriti kui me räägime juuksevärvist, eks ju, ja külmvalgus jällegi võib-olla tooks rohkem esile liigselt külmasid alatoone juuksevärvis. Nii et mõistlik oleks jääda sinna siis kuskile sellisele kuldsele keskteele, ütleme niimoodi. Ja sellest ka meie valik siis 4000 kelvinit. Lisaks on siis veel 2 sellist olulist asja, millest peaksime rääkima, milleks on siis luumenid ja luksid. Luumen on siis valguse hulk, mida valgusallikas kiirgab. Seal ei võeta arvesse selle valgustatavat pinda. Ja mida suurem on luumeni väärtus, seda rohkem valgust siis see valgusallikas toodab. Luksid määratlevad samamoodi valgust, aga samas just seda valgust, mis projitseeritakse pinnale. Ja seetõttu võrdub üks luks ühe luumeniga 1 ruutmeetri kohta. Läks võib-olla natuke keeruliseks, aga lühidalt öeldes kasutatakse seda mõõtmist siis nähtava valguse koguhulga ja selle intensiivsuse määratlemiseks konkreetses ruumis.
ja see on tavaliselt näidatud nurga keskpunktist, kust valgustugevus on kõige suurim, ehk siis kõige intensiivsemast valguse kohast. Selles mõttes on väga hea, et näiteks kui hakata salongi tegema või projekteerima või selle valguse peale mõtlema, siis on olemas ka sellised juhendid nõuetest, mis on näiteks ilusalongile. Et üldiselt siis kunstlik üldvalgustus peab tagama siis kõikides ruumides ühtlase hajutatud valgustuse ja selline üldvalgustihendus siis juuksuriruumis peaks olema 400 luksi. Kui me räägime näiteks kosmeetikukabinettidest, maniküüri ja pediküüri ruumidest, siis nendel töökohtadel peab olema kombineeritud valgustus, mis tähendab siis sellist üldvalgustust ja ka kohtvalgustust ja see kokku peaks siis olema 2000 luksi. Nii et nüüd edasi nende mõistete ja teadmistega, mis me siin arutasime või läbi käisime korra, on oluliselt lihtsam minna valgustite poodi ja hakata sealt vaatama mingisuguseid endale sobivaid variante. Kõige lihtsam on muidugi ühendust võtta spetsiaalselt valgustitega tegeleva ettevõttega, mida meie ka tegime meie tublide elektrike soovitusel ja meie kontakt oli siis Bosolo OÜ-st, kes väga hästi teadis valgustite ja valguse maailma ning vastavalt meie etteantud soovidele ja plaanidele oskas siis valida õiged valgustid. Kindlasti elektri puhul tuleks veel rääkida ka üldiselt sellest elektriplaneeringust, aga mis on hästi tore ja lahe, et me saime konkreetselt ikkagi oma elektrikilbi ümber projekteerida ja kõik juuksurid vist teavad või on kokku puutunud sellise olukorraga, kus näiteks mitu juuksurit panevad oma võimsad föönid tööle ja see lööb siis põhimõtteliselt kaitsme välja, eks ole. Ja peab siis väga hoolikalt jälgima seda, et kui palju inimesi korraga ühes ruumis föönitab. Meil on nüüd nii hästi, et igal juuksuri töökohal on siis pistikud kõik eraldi kaitsme all. Mis tähendab seda, et kui mis iganes rike seal peaks tekkima, et ülevõimsus, siis ta lööb konkreetse selle töökoha siis nii-öelda kaitsme välja. Meil oli salongis või ruumis alguses 46 pistikut ja me vist panime suht sama palju juurde sinna. Numbritest veel, et meil oli 32 Luminofor lampi esialgu seal, mis siis said kõik LED-ide vastu välja vahetatud ja nüüd piisas siis üldvalguse mõistes siis 20 ainult, et see sama töö ära teha, mida tegid eelnevad 32 lampi. Lisaks veel asjaolu, et need on LED-id, on tegelikult väga tugev selline energiasääst. Ja muidugi ehituse käigus lasime ehitada 18 uut seina sellesse ruumi. Nii et see siis meie väike statistikanurk. Oleme tagasi jälle uues Randriluu salongis ja siin on vahepeal arenguid toimunud ja mõtlesime, et vaatame siis ringi, mis arengud siin toimunud on. Me näeme siin ju selja taga on vaikselt hakkab elektritööd hakkavad ühele poole saama, alguse saama õigemini. Et vaikselt hakkavad siia pistikud tekkima. Tagaseinas ka juba mõned augukesed. Lagi on suht auguline ja samas on veel üks tore asi, et lisaks siis elektrile on ka meil vahepeal uksed ette saanud salongi. Nii et väga põnev. Ustest praegu sisse minna ei saa. Natukene siin kuivavad veel. Aga igal juhul jah. Lambid on praegu seinte kohal, nii et sellega peab siis kindlasti tegelema, et saaks need asjad korda. Aga ega siis jah, rohkem vist vahepeal muutunud ei ole. Või mis, Raimo? Ei ole. See ongi praegu ainuke muutus. Selge, aga siis tänaseks on side lõpp. Tšau!